Maaelujutud. Tere vaatajad ja kuulajad! Alustame järjekordset ülekannet meie sarjast Maaelujutud ja jällegi sealt meenutuste poole pealt. Tänaseks külaliseks on Haimar Sokk ja me läheme sinna sajandi vahetuse juurde, sinna aastatesse 2000-2004 põhiliselt, kus me räägime esimestest partnerlustest, mis eelnesid tänaseks juba päris populaarsele liider tegevusgruppide ja liiderprogrammi tööle. Tere Haimar, rõõm sind näha. Tere. Kõigepealt alustame sellega pihta, et mis sind maaga seob, mis kandi mehi oled. Räägi mõne sõnaga oma haridusteest, oma juurtest. Ma pean ennast põlvalaseks, põlvamaalaseks, elan oma isapoolsete vanavanemate talus ja see on siis kõige otsesem kokkupuude maaga. Olen TPI või siis TTÜ õppinud seal kahes jaos, et esimene on inseneriharidus ja pärast seda on siis avalik haldus. Nii et olen vana nimega TPI, see on ikka südamelähedane, et olen sealt saanud oma teadmised, ka väisanud natukene Tartu Ülikooli, aga seda on suhteliselt vähe. Nii et selline ma olen ja olen kagueestlane, pean kagueestlaseks ja täna siia Jänedale tulles ka ikkagi 2 tundi sõidad sealt tagant alt otsast, aga väga ilus oli täna sõita, ilus ilm ja põllud olid fantastiliselt vaadata. Aitäh, et tulid ja täna avame veel seda aega, kui liidri sõna peaaegu veel ei tuntud ka õieti veel partnerluse sõna, aga alkasid pihta sellised programmid nagu Kagu-Eesti partnerlusprogramm, mis siis hõlmas Valga, Võru, Põlva. Ja mida toetas siis Suurbritannia arenguabifond lühidalt öeldes. Arenguabifond ja mille eesmärgiks oli luua need partnerlused, jällegi erinevaid sektoreid kaasates ja eesmärgi teemaks oli vaesuse vähendamine. Jah, see nimi juba, kui me alustasime, siis meile tundus see natukene liiga järsk, et ega me nüüd nii vaesed ka ei ole, aga sedasi siis meile teda pakuti ja tegelikult oli see ka arusaadav, et võrreldes Kesk- ja Lääne-Euroopaga siis meie olukord ei olnud väga roosiline ja mis seal siis väga eputada, et me olemegi natukene kehvemas seisus ja see oli seotud ka sellega, et need piirkonnad, mis siis lõpuks valiti, olid nii Eestis, Lätis kui Leedus natukene mahajäänumad piirkonnad. Et see oli siis Eestis oli Põlva, Võru, Valga, Lätis oli Reesekne, Palvi ja Daugavpils ja siis Leedus olid need piirkonnad eraldiseisvad. Ühte, mida me külastasime, Ukmerge, 2 teist piirkonda on nii keerulise nimega, et ma igaks juhuks ei ütle neid, aga need olid eraldiseisvad piirkonnad. Põlva, Võru, Valga on koos ja täpselt samuti olid siis Läti piirkonnad, Vene Föderatsiooni piiriäärsed piirkonnad, ehk piirkonnad, kus oli natukene kehvemas seisus eluolu. Tuleme selle juurde, mina leidsin sellised numbrid, et see fond terve Baltikumi peale oli 700 000 naela. Ma ei hakka teda praegust siin ümber arvutama ja tookord oli hoopis ju krooni aeg. Ja siis veel nii palju, et tookord oli üheks partneriks ju ka riik. Ja sina töötasid ja sina olid seostud läbi selle, et sa töötasid kellena? Põlva maavalitsuse arenguosakonna juht olin 15 aastat
ja väga paljud algatused siis kutsuti ellu maavalitsuse poolt ja see algus oligi üldse aastal 1998, kui siis Briti saatkonna, kuidas öelda, luurajad käisid uurimas, et mis oleks Eestis need piirkonnad, kus võiks rakendada nende arenguabi. Ja siis esimene kohtumine oli siis 98 maavanema, vähemalt Põlvas oli maavanema juures ja sealt siis asi see alguse, et piirkonnad valiti välja, Põlva, Võru, Valga, ja siis oli aastat 2 oli meie jaoks, kohalike jaoks oli vaikus justkui, ja siis aastast 2000 need fondid avanesid ja siis hakkasime tegutsema, nii et eelluure toimus juba paar aastat varem, valmistati ette ja ehk siis tehti hange selles Briti saartel, millest meie väga täpselt õnneks ei tea, sest nende bürokraatia on heal tasemel. Aga meie olime siis abisaajad ja teistpidi programmis ja projektides osalised. Nii palju, kui ma veelgi tean, siis kaaluti vist Eestis ka teisi piirkondi, aga õnneks mina ei mäleta, minu jaoks on kõige tähtsam on ikkagi see Kagu-Eesti. Lõpuks jäi valik teie peale, nii et jällegi öelda, et kindlasti ei pruukinud ju teha olla selle kõige vaesema piirkonnaga, aga eks siis omad plussid ja miinused ja võib-olla ka mingisugune toetus või mis iganes, et ta teile ma arvan, et Põlva, Võru, Valga juba omavahel tegid koostööd ja ta oli selline terviklik piirkond, kus oli siis hea seda projekti ellu viia. Ma usun, et see keskkond oli ka oluline. Ja sa rääkisid juba hangetest ja nendest Eestis käis kogu see programmi jaoks loodi üks juriidiline isik, üks MTÜ partnerlus. Jah, partnerlus tuli natukene hiljem, see juriidiline isik moodustati selle tõttu, et kui toetusrahasid hakata andma, siis meie seadusandlus hästi ei võimaldanud ja siis selle programmi raames otsustati, et moodustada partnerlus, MTÜ, kuhu saab siis üle kanda need toetusrahad, mis siis omakorda jälle partnerlus siis suunas nendele abisaajatele. Et partnerlus oli selles suhtes hea toetusinstrument selleks, et saada üle nendest bürokraatlikest ja muudest takistustest. Aga tuleme nüüd sinna Põlvamaa juurde, et selle programmi jooksul loodi siis 3 eraldi strateegiat igale maakonnale. Jah. Oli üks siis keha, kelle kaudu hakkasid rahad käima, aga tuleme nüüd siis teie juurde, et millest te alustasite, kuidas te seda piirkonda siis nüüd pidite, keda te pidite sealt leidma, missugune oli see programm või see strateegia, mille te pidite kokku panema ja kuidas te alustasite ja sina olid siis maavalitsuse poolt ja kes sinna veel kuulusid? Partnerluse puhul oli nüüd natukene erinev kui tänased partnerluskogud või liidri siis grupid, oli kohustus, et seal oleks 4 osapoolt. On riigi esindus, kohaliku omavalitsuse esindus, ettevõtjate esindus ja MTÜ-de ehk 4 osapoolt ja ükski ei tohtinud omada üle poole häältest. Ehk need osapooled pidid seal olema. Maakonna tasemel olid siis riigi poolt, Põlvas oli vähemalt siis maavalitsus ja oli, kuidas öelda, töötukassa, kas ta nüüd selle nime all oli tol hetkel, enam ei mäleta, aga see institutsioon. Ja siis olid valik omavalitsusi, siis leiti ärksamad ettevõtjad ja MTÜ-d, nii et sellised esindajad olid seal olemas, kellega siis koostöös kutsuti esile
see selline kvoorum, kus seda strateegiat kokku panna. Et see oli tegelikult, praegu tundub see natukene just kui naljakas või lihtne, aga tol hetkel oli see üsna uus, et vot need sellised osapooled omavahel peaksid tegema mingisuguse strateegia ja kõik sinna juurde kuulub, aga kui me saime selgeks, et läbi selle strateegia on võimalik taotleda toetusrahasid, siis see strateegiaga kokku pandi ja strateegia ei olnud mitte vähemalt Põlva maakonnas ei olnud mitte paberi peale kirjutatud, vaid strateegia hakkas mängima läbi selle, et need vaidlused ja diskussioonid olid üsna tulised ja seal juba kokkulepitud kokkulepped, siis need jäid tulevikus mängima, et see strateegia kui selline vähemalt esimeses otsas töötas väga hästi tänu sellele, et selle kokkupanek oli natukene isegi vaevaline, aga kokku ta sai pandud ja erinevad, kui vaadata tolleaegset brošüüri, siis erinevatel maakondadel on erinevad sihtgrupid ja näiteks Põlval oli siis vaesusriskis noored ja nõrgad kogukonnad, ehk nõrga kogukondadega tegeleti need, kes on niinimetatud metsa taga kuskil kogukonnad, aga Valgamaal on sihtrühmaks põhihariduseta töötud noored, vähekindlustatud lastega pered ja külakogukonnad ka nõrkates piirkondades olid. Ja vaatame siis Võrumaale ka, põhiharidusega noored, pikaajalised hõiveta keskealised ja inertsed maakogukonnad, et väiksed erinevused olid, aga sellised kogukondade toetamise siis mõõde oli kõigis nendes partnerskogude strateegiates sees. Jaa, sest meenutame seda aega, ega siis maal oli ju elu oli üsna kehvakene, Euroopa Liidust me ainult unistasime tookord ja ega siis neid abirahasid, ega siis rahakotid olid ju igal pool hästi tühjad ja kes vähegi tundis, et ta tahab järje peale saada, olid kolinud siis kas otsinud Soomest või kuskilt ja Tallinnasse, nii et ega seal vist kiita ei olnud see seis. Tol hetkel mälu järgi peaks olema juba siis kohaliku omaalgatuse programm alustanud, mis oli sisuliselt ainukene. Algselt oli ta ju külaliikumise programmi nime all ja mäletan seda, et esimesed terve maakonna toetusfond oli 1600 krooni. See tundub natuke imelik, et see on meeles, ehk siis anti sedasi 100 krooni kaupa erinevatele väikestele seltskondadele, aga muidugi ta kiiresti arenes ja see Kagu-Eesti partnerlusprogramm ehk siis seesama abi programm, mis tuli Inglismaalt või Suurbritanniast, selle siis summad olid juba märgatavad, et vaatasin siin just vana kvartali aruannet aastast 2003 ja siis olid juba summad üsna suured, et näiteks Hargla küla mänguväljaku rajamine, selle jaoks on saanud siis toetust 15 000, aga see oli krooni. Eesti kroonis. Ehk saab arvutada, mis ta siis tänases väärtuses oleks, et võib-olla ta tänases väärtuses olekski eurodes, et elu on nii palju läinud edasi. Kas 15 000 euroga selle mänguväljaku täna saaks? Ei tea. Kui otse hakkaks niimoodi jämedalt arvutama, siis saaks 1000 eurot umbes. Ja. Natuke alla. Aga tuleme selle juurde, kuidas see oli kõikide jaoks uus. Ja nagu sa ütlesid, et oligi ainus nagu toetusprogramm, oli see kohalik omaalgatusprogramm, mis tookord oli siis külaliikumise programmi nime all.
ja ega muud ei olnudki. Kuidas teid selleks nagu programmiks ette valmistati? Kas teil käis ka abilisi, kas teie käisite kuskil koolitust saamas, maailma vaatamas ja kes seal käisid ja kuidas see tuumik siis kujunes? Jah, meid koolitati ja kuni selleni, et või alustades sellest, et näiteks seesama sõna partnerlus oli meie jaoks tol hetkel täiesti uus või tundmatu sõna, et tal ei olnud tähendust, et kui sellist meie enda jaoks, et see partnerlusele sisu leidmine või sellest arusaamine, seegi võttis aega ja teine sõna, mis mul on meeles just nimelt sellest ajast, on kaasamine. Et ma julgen arvata, et esimest korda selliselt jõuliselt tuli see sõna kaasamine kasutusse just nimelt meie programmi raames ja võib-olla isegi selle Eestisse toomise ristiema on siis Ivika Nõgel, kes seda hästi jõuliselt kasutas. Nii et tema oli meie siis tegevjuht sellel programmil. Nii et need hästi palju sellist tol hetkel uut asja. Täna tundub see kummaline, et kuidas nii, aga nii on, et me õpime kogu aeg. Ja meid juhendas siis üks firma, kelle eestvedaja oli Jerry McAlinden ja see firma siis see on Erterplan, toimetas kõigis 3 Baltimaas ja sõna ots mõttes meid poputati, hoiti, seletati, mis ja kuidas, et algul tõesti alates sellest, kui see nimetus, et vaesuse tõrjumise programm, et seletada, et miks see niimoodi on, mis see on partnerlus, et kuidas kogukonnad, et ka kogukonnad olid suhteliselt vähe kasutatud tol hetkel. Täna kogukond on meile täiesti arusaadav, sellel on oma tähendus tekkinud, et mõnigi küsis, et mis kogukond, kas kogudes või kirikus oma või midagi taolist. Et meid õpetati ja väga palju me algul ei käinud välisreisidel, et pigem Jerry oli siis see, kes eest vedas ja tõi meile välislektorid, aga oli ka siis Maaelu Arengu Instituudi lektorid, eksperdid, kes meiega tegeleksid. Ehk see on siis inimesed, kes on seda natukene teoreetilist poolt ja muud näinud ja sellega tegelenud, siis tegeles meie maainimestega, kes igapäevaselt võib-olla harisid põldu või pidasid kauplust või kas või turismitalu. Küsin veel seda juurde, kas see alguse koolitamine käis kõiki 3 maakonnale ühiselt ja kas ta käis ka Leedule, Lätile mingil ja Eestile mingil hetkel ühiselt või võeti teid ja millal teid eraldi võeti? Leedu, Lätiga kokkupuuted olid pigem hiljem. Et eks siin on keeleprobleemid ja muu taoline ja ütleme sellised, kuna seltskond, kes oli laua taga, kes olid siis partnerluskogude partnerid, et need olid suhteliselt suur, siis põhiliselt tehti ikkagi maakonnapõhiselt. Et kui me kõik oleks kokku tulnud, siis on üle 100 inimese, et on olnud selliseid konverentse, kus on sellised üldised, aga koolituse mudel oli siiski maakonnapõhine. Aga kui te nüüd läksite sinna maakonda, et kas seal omakorda valisite mingisuguseid piirkondi või siis oli juba, ütleme, siin olid mõned teemad olid laiemad, mõned olid natukene kitsamad, et kuidas te seal siis hakkasite neid valikuid alguses tegema? Jah, kui nüüd piirkondadest rääkida, siis Põlva maakonnas me valisime niinimetatud valged laigud ehk piirkonnad, kus ei olnud kogukondades aktiivsust, oli välja valitud ja üks on selline hea edulugu, mis on meeles siis Prangli küla, et Eestis on mitu Pranglit, Põlvamaal on ka üks Prangli küla, et see oli siis üks meie nendest valgetest laikudest, kus tõesti sellist kogukondlikku tegevust ei olnud ja meil oli siis selle jaoks eraldi
koordinaator või ma isegi ei mäleta, kuidas ta nimetati, ehk inimene, kes läks koha peale ja siis ponnetas, ehk see tuleb küll Hiiumaalt see sõna, ehk sedasi putitas, hoidis kält all, et ponnetas seda kogukonda ja räägin siis selle Prangli küla looga ära. Prangli külas vist oli 8 korteriga korrusmaja, mis on kolhoosi maja ja kuna Prangli on ka nii maakonna kui siis kohaliku omavalitsuse vallast kaugel, eemal, väikse metsavööndi taga, siis neil oli pump, mis siis neile pumpas vett ja ühel hetkel pump läks puru. Et terve see 8 korteriga maja siis hakkas kandma vett kuskilt kaugemalt, et toodi mitme kilomeetri tagant ja kui siis meie koordinaator sinna jõudis, siis jutu, et miks te valla poole ei pöördu või miks te, me oleme nii kaugel, mis me ei oska midagi teha ja et ei tule keegi, et see on kolhoosi ajast jäänud ja et siis tänu sellisele ponnetamisele ja abile siis tehti esimene avaldus vallavalitsusele, vallavalitsusest saadi toetus, pump tehti korda ja see sellist eneseusku selles seltskonnas väga palju tõstis. Nii et on meeles, et juba kohe järgmisse küla liikumise või siis kohaliku, tollel ajal oli vist juba kohaliku omaalgatusprogramm, sinna juba tehti taotlus. Ja see sellest kogukonnast välja kasvanud kogukonna liider sai nii aktiivseks ja nii tuntuks, et mõni aasta hiljem hakkas ta juba tegema teistele küladele väikesi selliseid koolitusi ja innustama neid, et tema sai siis juba järgmiseks selliseks eestvedajaks, et seda oli selles suhtes hästi tore näha. Ja mul vahepeal, mul on mõned märkmed siia tehtud, mitte küll palju ja ma leidsin siit sellise kuskilt, et koolitati 21 tugiisikut, nii et ju siis võib-olla need olid see, aga isegi vist, see on vist tugiisikud on, see on hiljem, see on tuli juba hiljem, et need igal maakonnal oli praegu ma ei näe tema ametinimetust või kuidas nimetati, Ralli oli Põlvamaal, Ene Kaas oli Valgamaal ja Astrid Org oli siis Võrumaal. Et see oli juba siis järgmine, kus tugiisikuid välja koolitati, see oli järgmine, ütleme juba projekt, mille kaudu siis üritati ja osaliselt see ka läks õnneks, üritati siis aktiivsust tõsta ehk need tugiisikud läksid siis omakorda järgmistesse kogukondadesse aitama kaasa ja neid ärgitama ja ergutama. Küsin nüüd seda, et algas siis ütleme selle tuumiku või nende eestvedajate või nende partnerluste osapoolte koolitustest ja nõustamistest ja Arsiaga kurssi viimisest ja siis oli selle strateegia dokumendi nii-öelda kokkukirjutamine, et kui kaua see kestis, kas te pidite selle, sa ütlesid, et see oli peas teil, et kui kaua see oli, et olite nagu kokku leppinud osapooltega siis nüüd ütleme need põhisuunad ja millal siis need algasid need taotlusvoorud, kas nad olid voorud või sai kogu aeg sinna esitada? Kas sa seda mäletad? Ta oli voorudena ja päris jään selles suhtes. Aga see strateegia osa, ma tulen selle juurde. Strateegia osa võttis keskelt läbi kuskil pool aastat. Pool aastat selle kokku pane. Kõigepealt nende partnerite leidmine, osapoolte, kuidas öelda, sellise arusaamade ühtlustamine ja siis on see strateegia kokkupanek. Aga selle strateegia põhjal siis tõesti me hakkasime tegema nende väikestele projektidele, mis esitati, taotlusprojektid, hakkasime tegema siis hindamist ja kriteeriumid tulid just nimelt nendest partnerluskogude strateegiatest, et sellele tuginedes, et tegime ja seda
eks see oli alguse asi, ehk seda vaielust oli ikka üsna palju. Ja teine asi, mis seda vaielust tekitas, oli see algselt ikka üsna tagasihoidlik selline projekti taotluse kvaliteet, et ega seda teadmist väga ei olnud, sest ei olnud ka eelnevat kogemust erinevate projektide või siis programmide näol. Sükst taotlemise oskust, et mida me oleme siin lihvinud, et sealt see alguse sai ja loomulikult oli alguses siis. Aga sa ütlesid, eks ole, lugesid siin ette, et põhiliselt oli igal pool nagu 2 erinevat suunda või põhisuunda. Kas see taotlusvoor oli teil nagu kogu aeg üks, kas ta oli nagu ajaliselt piiritletud või tegite ka siis erinevatele teemadele erinevad taotlusvoorud, kas sa seda mäletad? Jah, need olid voorude kaupa, et ta ei olnud pidevalt avatud, ta oli ikkagi voorude kaupa ja mis mõtet on teha siis strateegiat, kui me ei piiritle ära ka teemasid, et oligi ikkagi sarnaselt nii nagu on täna partnerlustes või õigemini siis liidermeetmes, et on teemad ja on taotlusvoorud, et see oli suhteliselt sarnane. See on suhteliselt sarnane ja jah, kui nüüd vaadata edasi, siis need meie partnerlused olid siis selline, kuidas öelda, tutvumisperiood, et tegelikult see ei olnud mitte Euroopa Liidu toetusraha, mis on täna liider, vaid see oli siis Inglise või Suurbritannia arenguabifond, aga see mudel oli just selline sarnane ja kuna see töötas, siis üsna palju on sellest üle võetud ka tänasesse liidrisse. Ja ma korraks vaatasin neid dokumente ja ta seal nimetab juba Leader Local Action Gruppe, nii et, sest tegelikult esimesed piloodid hakkasid juba 92 Euroopa Liidus pihta ja kuskilt siin on meelde jäänud, et mingi alge sellest on ju Iirimaalt ja kuskilt Suurbritanniast vist need ideed tulnud, aga ma väga kindel ei ole, nii et saabki nendest teemadest siin edasi minna, et just need partnerlused ja nendega. Et kuidas info levis, sest tuletame meelde, 2000 internetti tegelikult, ta oli täiesti lapse kingades. Ikkagi paberil ja kas ajalehes või kleepisite kuskile bussipeatusesse või kauplusesse silte üles, et on sul meeles? Seda ei nüüd päris bussipeatusse üles ei pannud, aga ju täiesti olid kohalikud ajalehed töötasid, sinna läksid erinevad artiklid ja siis ega need, kes olid natukenegi aktiivsed, nemad oli, ütleme, need juhtisikud või võtmeisikud, et nemad olid meil andmebaasis olemas, nendele me saime saata, e-mail ju täiesti juba oli ja saime saata, et interneti sellisel kujul ei ole ja selle tõttu ei ole ka seda programmi kohta väga palju praegu internetist üldse mitte leida, et pidin üles otsima need paksud dokumendid, see siin on siis 2 sentimeetrit paks. Ligi 3 isegi ütleks, eks ole. Et see on progress report, ehk see on siis 1 kuu aruandlus, küll 3 maa kohta, aga ikkagi. Ja siin on mul siis kvartali aruande kokkuvõte eesti keeles, et muidu oli inglise keeles, et siit saab meelde tuletada asju, mida tõesti muidu ei mäletanud. Et see informatsioon levis ikkagi, meil oli näiteks ka maavalitsusel oma teataja, mingisugusel kujul, ma ei mäleta nime enam, et see siis levis ja meil olid tegelikult ju head partnerid, olid kohalikud omavalitsused. Kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna siis oli ta siis arendusnõunik või sotsiaalnõunik, et nendel läks informatsioon, et selline koostöö oli nende väikeste valdade puhul oli väga asjalik, et see valla osa oli seal üsna tähtis, et kui vald toetas mitte ainult rahaliselt, vaid ka just moraalselt, siis need piirkonnad said tulu nii rahalist
kui teadmiste muutulu, et see kohaliku omavalitsuse tähtsus oli sel hetkel üsna suur. Kas omavalitsustest oli, siin tugiisikud tulid hiljem, aga omavalitsuste olid ka siis juba mingid arengunõustajad või mingid, need nimed on ka ajas muutunud. Kas neid ka juba palgal oli? Ei, palgal ei olnud. Palgal ei olnud, aga nad olid head koostööpartnerid ja igas kohalikus omavalitsuses oli üks kindel kontaktisik, kes oli selle teemaga kursis. Ja tegelikult olid kohalikud omavalitsused üsna huvitatud sellest partnerluskogus osalemisest, sest tänu sellele ju kohaliku omavalitsuse rahaline koormus vähenes, et me saime sellesse piirkonda tuua läbi erinevate toetuste siis raha. Ehk nad olid ka nõus, kui oli see omaosaluse nõue mõne meetme puhul, siis oldi nõus aitama ka omaosaluse täitmisel. Et kohalik omavalitsus oli tegelikult väga sedasi innukalt asja juures. Küsin nüüd seda, et sa ütlesid, et taotlusvoorud käisid. Kes hindasid ja kas mõni jäi ukse taha ka? Kuidas see konkurents seal oli? Jäi küll. Ma ütlen ausalt, et ei mäleta, kas ma kõigil hindamiste juures olen, aga olen olnud vähemalt paari hindamise juures ja kui plaanisime, et me saame tunni paariga ära, siis õhtul kell 11 oli juba 6 tundi möödas, ei suutnud ära siis otsustada, kes saab ja kes ei saa. Aga see oli keerukas ja nii, nagu ma ennegi ütlesin, et ega see kvaliteet nendel taotlustel, ehk see olulise info kättesaamine sealt oli keerukas ja jäid ukse taha ka, aga kuna oli selline kogukondade abistamise programm, siis meil oli täiesti õigus, isegi soovitus rääkida nendele, kes jäävad ukse taha, ka nendele, kes toetuse said, et mis on vajaka. Et õpetada läbi selle, kuidas taotleda. Eks see on harjutamine, nagu öeldakse, iseseisvaks eluks, et kui see abiprogramm kunagi läbi saab ja tulevad uued taotlusvoorud teistelt rahastajatelt, et siis oleks teada, millele tähelepanu juhtida. Et vaidlusi oli palju, kõik raha ei saanud, aga ütlen seda, et tegelikult oldi väga rõõmsalt meie piirkonnas, et on olemas selline koht, mille jaoks saab küsida, et sellised aktiivsed kogukonnad, näiteks on meeles just Värska piirkonnast, kes Värska oli tol hetkel Põlvamaal, nüüd on ta siis eraldi, aga Põlvamaa partnerluskogu all ja seal olid aktiivsed eestvedajad ja siis nad nii toredasti kokkusaamises, et kohalikult omaalgatuselt saame selle, et teie kaudu me võiksime selle saada ja kuskilt veel muideks oli Hollandi saatkonna fond veel, et Hollandi saatkonnast saame ja siis me saame selle oma külakeskuse valmis. Nii et selline. Küsin veel, kuidas oli finantseerimine? Kas jällegi sa ütlesid, et siin oli omaosalust? Millal see omaosalus oli vajalik? Ja kas raha tuli ette või nii nagu liidris täna, et sa pead ju kõik ära tegema? Kas rahval raha oli? Kuidas see käis? Kas sa mäletad? Raha tuli ette, et jah, see, et me peame ise ära maksma, see tuli koos Euroopa Liiduga, aga need arenguabifondid ka täna on siis kohalik omaalgatus maksab ju tegelikult ette, et siis maksti ette, siis ei olnud raha, et see üleminekuperiood, kuna ma olen tegev ka selles mittetulundusühingus partnerlus, siis me saime üsna valusa kogemuse siis, kui me tegime juba uusi projekte, mitte seda Kagu-Eesti partnerlusprogramm, aga hiljem sotsiaalse toetuse programm, siis pidi panema selleks, et see toetusraha kätte saada siis projektile, panin oma maja panti, et on olnud sellised hetked, et need reeglid muutusid niimoodi hästi kiiresti ja selleks, et põhimõtteliselt anti meile otsus, et jah, te saate, aga te peate tagama selle siis mingisuguse tagatisega ja tol hetkel MTÜ-l muud ei olnud, et panin mina ja Ivika ja Astrid panime omad varad panti, aga läks hästi ja saime oma raha tagasi.
Et täna sellist, kuidas öelda, keset jõge hobuste vahetamist ei ole, et täna on reeglid selged, aga see on olnud need ülemineku perioodid, kus on tehtud selliseidki asju, et aidata sotsiaalset Kagu-Eestit. Mäletan, et kui Liider startis, siis ka juhatused panid oma vara panti sellepärast, et neil pidi olema stardiraha enne kui hakkasid nii-öelda ülekanded tagasi maksma ja omad need. Aga tuleme siis selle juurde, et kuidas oli see, kas aruandlust oli ja kas oli ka halbu näiteid, et kuidagi projekt oli küll, tekst oli, aga ma ei tea, keegi kolis ära kuskil, keegi kadus ära, projektist asja ei saanud, mis siis sai? Kas selliseid halbu näiteid ka oli? Ei pea neile keskenduma, aga tavaliselt halvad asjad jäävad meelde, aga meil ei olnud. Meil ei olnud selliseid suuri apse ei olnud, sest eks see oli alguse asi ja me ikkagi vaagisime ette taha ja külle peale ka, et need asjad saaksid võimalikult asjalikult tehtud, et me kasutasime neid kogukondi, neid eestvedajaid, kes on usaldusväärsed ja tõesti, et see üks põhimõte, et aidata saab neid, kes ise midagi teevad, et eks me vaatasime natuke kriitilise pilguga selliseid taotlusi ka, kus kõigepealt on see, et andke mulle raha, siis ma hakkan tegema, et kuna raha ei olnud nii väga palju, siis ikkagi andsime või taotlused said rahuldatud nendel, kes ise juba midagi tegid, et toetada neid, kes on aktiivsed. Või siis tõesti on see, et me aitasime neid, kes tõesti alustasid alles läbi meie selle koordinaatori, kes siis aitas, aga need rahad olid algselt suhteliselt väikesed. Lihtsalt, et maitse suhu saada, kogemust kätte saada ja sellised asjad olid küll olemas. Kuna ma sajandi alguses olin ka juba täiskasvanud inimene, siis ma võin selles mõttes tõesti kinnitada, et vist kui kuskil, tähendab, paarisaja krooniga, näed, eksisin, paarisaja krooniga, 500 krooniga sai tegelikult teha juba päris palju. Et see on nagu, täna kõlab nagu uskumatult, aga nii me alustasime ja olid igasugused hinnad olid hoopis teised ja nii edasi. Nii et kas sa mäletad ka seda, mitu taotlusvooru teil umbes oli? Sest see ütleb, et ütleme see rahade jaotus toimus aastal 2002 kuni 2003, eks see aruandlus ja see läks veel natukene edasi. On sul umbes meeles? Sa ütlesid rohkem kui üks? Oli kindlasti rohkem kui üks ja õnneks ei ole pea prügikast, et kõike meeles ei ole ja väga nendesse annaalidesse ka ei süüvinud, sest see on teinud oma töö need taotlusvoorud, aga neid oli vastavalt teemadele kindlasti, et mis oli siis kogukondadele ja Põlva puhul oli siis, mis on, vaatame need veel korra üle, et vaesusriskid noortele oli küll ja meil oli hindamiskomisjoniski noor, mis ta võis siis olla, 20-22 ja tema oli üks, kuidas öelda, kriitilisema meelega hindajaid, kes vaatas neid projekte, kus öeldi umbes nii, et andke meil raha, siis me hakkame tegutsema. Et neid oli hulka ja iga maakond siis tegi ikkagi oma taotlusvoorud, kuigi hindamine oli, vähemalt lõpus oli ühine, ehk 3 maakonna peale siis tehti lõpuks teatud meetmete puhul tehti ühine hindamine, et tekiks ka mingisugune selline võrdlus ja tasakaal, et näha, mis on toimunud ja eks me natukene pidasime silmas ka seda, et ikka kõik maakonnad saaksid. Aga ütleme, viimased rahalised toimingud jäid isegi aastasse 2004 sinna algusse, et me pidime ära lõpetama 2003-ga, ehk need rahade eraldamised oli 2003, mõned sabad jäid 2004. aastasse. Selline väike küsimus veel, et kuhu need inimesed saatsid, kas nad saatsid partnerlusele need taotlused või kogunesid kuskile maavalitsusse kokku, kas sa seda mäletad, et mis see postiaadress oli? Ta oli ikkagi meie partnerluskogu
aadress ja partnerluskogus oli meil 2 palgalist tegevtöötajat, Iivika ja Tiina, ja nemad siis kogusid need kokku ja omakorda siis jaotasid kas maakondade vahel või siis kui oli selline üldvoor, siis anti hindamiskomisjoni. Ja juba tol hetkel on mul meeles, et tehti kõigepealt tehniline hindamine, et kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ja siis ta läks hindamiskomisjoni kätte, kes siis tegi otsuse. Ja veel kord ütlen, et need otsused olid sellised soovitatavad, et kui mõni asi ei õnnestunud, et mida järgmine kord peaks teistmoodi tegema või mida esile tooma, mida näitama. Nii et hästi oli arvestatud. Sa paari edulugu või sellist projekti juba nimetasid, aga meenuta võib-olla veel mingeid konkreetsemaid näiteid, et mida head tegite noortega ja mida head tegite siis selle vaesuse tõrjumise valdkonnas, et tuleb mõni hea lugu meelde? Jah, Valgamaal tegeleti just nimelt noortega, kes ei olnud kooli lõpetanud, aga olid koolist eemale jäänud ja ei olnud ka tööle läinud, et ei tööta, ei õpi. Nii et nende üks projekt, kus siis nende initsiatiivi ja läbikäimist teha, käisid nad siis erinevatel ekskursioonidel ehk et nad tuua uuesti kodust välja. Et nad olid juba valiti need, kes on paar aastat kodus olnud ja noorte jaoks see on, kui ikka paar aastat kodus on, siis see juba tõmbab moti maha. Ehk see oli nüüd Valga poole pealt. Ja Valga ja mis oli täiesti uus ja tekitas vaidlusi, oli Valga maakonnas oli siis sotsiaalne ettevõtlus ehk üks küla tahtis osta puulõhkumise masinat. Ja see täpselt tekitas, et see oli see ülemineku aeg, et ei saanud aru, et see on ju ettevõtlus. Et miks peab andma arenguraha selle, et kui on ettevõtted, lõhkugu puid, makstakse kinni, et seda vaielust oli üsna palju, aga tegelikult nad said oma toetuse ja järel hindamine näitas, et see hakkas tööle. Ehk ta hakkas tööle kogukonna ettevõtlusena, et siis käidi tõesti külakorda, võib isegi paralleeli tuua, kunagi olid need rehepeksumasinad, mis käisid ühest kohast teise, et aidati sellel kogukonnal siis see puulõhkumismasin, mis käis traktori taha, et muretseda see ja see siis käis oma küla tegi ära ja siis tegi ka naaberküla, nii et sellised, kuidas öelda, uute lähenemiste leidmine oli keerukas, et ega tänagi selle ettevõtluse toetamine, miks peaks ettevõtlust üldse toetama, ettevõtja asi on teenida kasumit, ehk kui see mõõde tuleb sealt välja, et see ettevõtlus aitab seda kogukonda, et siis on vist mõistlik teda toetada. Jah, on neid teemasid, kus tõesti need piirid on hägusad ja täna annab see tõesti ka võimalusi. Aga meenutame, sa ütlesid, et teil oli ka natukene, pärast oli ka võrdlust, käisite Leedus ja Lätis. Kas nende lähenemised olid sarnased, mis te sealt õppisite, kui te seal juba käisite nii-öelda vaatamas? Arvan, et aasta oli 2003 ja küll on hea vahel väljamaal käia. Et käisime Leedus ja sarnases maapiirkonnas, kui me ise oleme ja meil oli juba ühiskondlikes hoonetes, on see siis lasteaed või siis raamatukogu, oli juba ruumid korda tehtud, vetsud on, meie jaoks oluline, vetsud on, korras, hästi kasutat. Ja kui me sinna läksime, ma võin öelda, et see piirkond oli Ukmerge, et siis läksime sinna, vaatasime, et tõeline selline nõukaaeg, et ruumid ei olnud veel renoveeritud, vetsud jätsid kehva mulje,
ehk see oli selles suhtes väga meie enda eneseteadust tõstev, et vahel ei peagi sealt minema õppima, vaid vastupidi, et sa saad sealt kinnitust, et meie eluolu on tiba parem ja muidugi meie jaoks oli, kuna oli tegemist maapiirkonnaga, meie jaoks oli tol hetkel üllatav see, et meil ikkagi juba väiketalunikud järjest olid ära kadunud, aga seal olid neid 1-2 lehmapidajaid üsna palju ja ega ma ei oska öelda, kas see järsk üleminek oli külakogukonnale hea, et võib-olla sotsiaalse poole pealt see järsk üleminek ei olnudki nii väga hea, et Leedus oli see kogukond püsis võib-olla tervemana ja ei olnud nii stressis, aga majandusliku poole pealt jah, see šokk, mis me põllumajandus saime, et majandusliku poole pealt sundis see meid tegutsema rohkem ja tol hetkel 2003 oli hea tunne olla eestlane. Kahjuks hakkab meie tänane aeg ka juba peale suruma. Küsiksin veel sinu kogemusi. Järgmine aste oli ju liidertegevusgrupi, täna me ütleme liidertegevusrühm, aga vahepeal me nimetasime neid tegevusgruppideks loomine, mis tegelikult ju ka üsna sujuvalt läks üle. Ja seda kogemust sai hinnata nii palju, et just Valga, Võru, Põlva said ka hakata juba esimeses etapis ka juba raha jagama, siis kui teised alles oma strateegiad lõid ja käisid teil seal vaatamas teie koha peal, et kuidas teil on seal läinud. Et lühidalt seda aega, kuidas sa seal siis osalesid? Sa oled ühe lühikese jupi olnud ka tegevjuht. Ma olin tegevjuht, olin natuke aega Võrumaal, aga ma olen olnud Põlvamaal hindamiskomisjoni liige ja juht 3 perioodi. Täna olen veel kirjas ka Valgamaal asendusliikmena hindamise juures, nii et ma neid projekte olen üsna palju näinud. Et see ülemineku aeg oli muidugi natukene meie jaoks keeruline, et kui meie partnerlusprogramm lõppes, siis jäi 1 aasta vahele. Et kui me oleks saanud sujuvalt edasi minna, meil oleks meeskond olnud ja oleks saanud jätkata. 1 aasta jäi vahele. Küll aga jah, meie eelis oli see, et me saime, kuna strateegiad olid olemas, me saime alustada kohe strateegia rakendamist, ehk siis seesama sõna justkui, et rahade jagamine. Tegelikult see ei ole päris rahade jagamine, et see on ikkagi otsustamine, kelle tegevus läheb kokku selle strateegia eesmärgiga. Et need rahade jagamised ehk siis tegelikult nende projektide hindamine on üsna keerukas ja vaadata, et kas ta tõesti läheb siis, vastab sellele eesmärgile ja kuidas ta läheb selle kogukonna soovidega kokku. Et seda olen ma siis saanud oma elus teha mitmeid sadu kordi, võib-olla 1000 lugenud neid läbi ja sealt tekib ka selline juba väikene kriitiline meel teinekord, et adud ära, kes tahab oma kinnisvara arendada ja kes lihtsalt õngitseb. Aga on olnud ka väga häid projekte, mis on siis ärgitanud järgmist sammu tegema, et liider kui selline ja kuna see on tegemist kohaliku kogukondade või kogukondade ühenduse ühise vaatega, et mida peaks arendama. Et kuna ma olen kursis, ütleme 4 läägi või 4 sellest grupiga, ehk siis Peipsi äärne, siis Põlva, Võru ja Valga, et ma kõigist seda näen, et see on selline väga vajalik. Et see iseenesest ei ole ju väga suured summad, suhteliselt väiksed, aga see, et initsiatiivi saab toetada, et keegi, kellel on tahtmist teha. Vahel muidugi ka tekib selline tunne, et küsitakse suhteliselt väikseid vahendeid ja selle vormistamiseks tehtav paberitöö on üsna mahukas, et mina võtan igal juhul mütsi maha nende eest, kes taotlevad ja kes sellega lõpuks ellu viivad.
kas sa näed, et mis liider peaks tulevikus tegema, et kui palju meil on see aegruum veel muutunud, et sa seda natuke puudutasid, aga ma annan sulle praegust nüüd lõpusõnadeks veel natukene mõtte. Muidugi jah, meie elukeskkond ka maal muutub, et sellist kogukondlikku liikumist meie enda liikumised käiakse linnas tööl ja see justkui väheneb. Teistpidi seda oleks just nimelt vaja, et me omavahel läbi käiksime. Mina näeksin küll praegu seda, et ta võiks jääda sellisena, umbes sellisena, nii nagu ta on, et võib-olla väiksed mugandused siia sinna, et see on suhteliselt väike või rahaline kulu, aga see, kuidas saab ärgitada inimest või kogukonda või seltskonda teatud asju tegema, et kui sa saad väikesegi toetust, mitte ainult raha, vaid see moraalne toetus ka, et ma saan selle projekti rahastatud, et see on suur asi, et mina ei väga suuri muutusi ei näeks. Võib-olla on keegi targem, aga minu meelest on see sellise kogukondade toetamiseks, et võib-olla ei pea teda suuremaks tegema, aga et ta jääks ja ta oleks olemas. Ja, sest mida me täna ei rääkinud ja mida võib-olla seal esimeses etapis ka ju nii palju ei olnud, on ju kõik võimalikud ju algatused, mis on liidri kaudu tulnud. Liidergrupid liiderrühmad on ise algatanud mitmeid projekte, mis on täna hakanud ise oma elu elama, oma mekk, eks ole, mõni ei teagi, et see on saanud liidrist alguse. Kui ma hüppan siia Kesk-Eestisse, siis eks ole, avatud talude päev on tegelikult saanud, eks ole, ju Järvamaa tegevusgruppide projektist alguse ja läinud edasi ja ka need rahvusvahelised koostööd ja kõik need muud asjad. Et igal juhul mul on hea meel, et sa näed, et liider jätkuvalt hoiab inimesi koos ja tekitab seda ikkagi seda koostööd, ütleme seda kogukonna tunnet. Et aga ja näiteks see kaugtöö ja kas sellisteid võib-olla jah, sellist klubilist või kooskäimist ka need, kes kaugtööd teevad ka võib-olla vajavad rohkem. Jah, ja nüüd vaadates Põlva-Võru Valga, et seal on ka ettevõtlusmeetmed, et piirkonnas olulise ettevõtte jaoks toetus hoiab ju elu piirkonnas. Et see on, selle suhtes on see liider, ma ei taha öelda tasendamatu, aga ta on väga oluline. Päris siia lõppu küsin, mida sa ise praegust teed? Sa oled küll osaline nendes teistes ja kolmandates kohtades, aga mis su põhiamet on? Ma uhkusega näitan Räpina aianduskooli pusa, mis on täna esimest päeva seljas. Et ma töötan oma kodu lähedal Räpina aianduskooli Maarjaküla õpperühmas. Ehk Maarjaküla juures on siis Räpina aianduskoolil oma õpperühm, kus õpivad vaimse puudega noored ja saavad abiaedniku kutse. Ehk nad saavad selle kõige madalama tase 2, aga saavad abiaedniku kutse, õpivad 3 aastat seal ja on siis abiks aianduses ja nad on väga toredad, sellised väiksed õpperühmad on meil, et tegelevad aias ja praegugi on siis viimasel kursusel valmistumine eksamiks just nimelt aias, siis harjutavad istutamist, harjutavad hooldamist ja teevad praegu siis, õpivad ka taimi, et nad peavad teadma umbes 70 taimest 30 peavad ära tundma, et missugused on need taimed ja ma võin seda julgelt öelda, et kui anda tavalisele inimesele praegu see 30 taime ette, siis väga vähesed teevad see 100% ära. Suur aitäh jagamast oma meenutusi ja edu jõudu sulle ka sinu tänastes töödes ja ka selles nii-öelda vabatahtlikus või ühiskondlikus töös, mida sa teed nende tegevusrühmade juures. Aitäh, järgmised maaelu jutud juba järgmiste inimestega. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast.